Ühesõnaga, siis Väimes läheb kuradi arsti juurde ja ütleb, et teate, et mul on ämma pärast tõsine mure, et memm on juba vana ka ja tal on siuke hull mõtlemine, et praegu on väljas suvi, kusjuures meil on nagu jaanuarikuu. No see ütleb, et jah, raske juhus, kurat, no mis siis ikka, katsun vaadata, et aga memm siia ja vaatame. Tuuakse memm sinna ja psühhiaatris, no võtke istet. Ja, et kuulge, teile siis nagu tundub, et väljas on praegu suvi. Suvi, raudselt on suvi. No aga kuidas siis niimoodi, et nagu jaanuarikuu, ei suvi on sadadu. No aga kuidas inimesed käivad kuradi suured paksud kasukad seljas, kraed üleval, mütsid peas. Suvi on, saad aru või? Suvi on. No aga mõtle, väljas on 30 kraadi külma, lund sajab, no siit suvi on, no. Ärkab hommikul oma magamistoas oma enda villas või seal kuskil daatšas siuksed väikest Borussik Rževski. Tõmbab hommikumantli oma palja lihule, jalutab välja rõdule, vaatab ümbritsevat loodust ja ohkab. Oh taevas, milline kaunis loodus, millised värvid, milline värske õhk ja mäed harjunult kordavad kajanat. Vajumatt, vajumatt, vajumatt. Tüüp küsib teise käest, et kuule, kas sa kunagi oma naist oled petnud? Keda siis veel? Metsas peetakse põdrajahti ja põder lippab jahimeeste eest nii, et Isamaa paistab, niimoodi kimab. Suur jookseb sealt läbi metsa ja kuskil on okastraataed. Põder hüppab sellest täiel jooksul, hüppab üle ja hüppab nii õnnetult, et kellakotid ja okastraadi taha ja tirtsi läinud. No sellel on siuke hirm, et ta pole aega valu tähelegi panna. Painab aga edasi mööda metsa, jõuab kuskile karjamaale. Karjamaa peal lehmaned ei sööb, vaatab, põled, mjuhke ponks põdrapoiss, kus sellega võiks alles vembutada, kurat. Ja viskab ennast seal sellini, kõigutab suurt udalat ja ütleb, no põdrapoiss, kurat, astu laivat, mina olen suure udalaga lehmadedi, kurat. Põder liidub edasi, hüüab üle õla, et mina olen põder, lihtsalt põder. Kuidas Mutike läheb fotograafi juurde ja tahab sugulaste jaoks endast pilti lasta teha, et istub seal kaamera ees ja siis fotograaf, et noh, memmeke ilusti nüüd niimoodi jah, sirgelt võtõlad tahapool, nii naeratage, no näida kõik hambad, ei ärge need ära võtke. No see on vanast ajast arstlik ülevaatus seal sõjakomissariaadis, et oled terve või ei ole, on ju, kõrva arsti juures. Noh, arstitädi ütleb ikka vaiksed numbrid seal. 23. No sa pead kordama, on ju. Noh, poiss ütleb järgi. 23. Tšiu-tšiu! Mul naine iriseb kogu aeg, et tal pole midagi selga panna. No siis te võiksite minna troopikasse elama. Mis see aitab, siis ta hakkab irisema, et tal pole midagi seljast ära võtta. Reamees läheb jällegi polgukomandari juurde, ütleb, et kuule, polkovnik, sinu juurde tuli sinu naine. Mis tähendab sinu juurde? Öeldakse, et teie juurde. Ei, meie juures käis eile, täna tuli sinu juurde. Kaks meest saavad kokku, üks võib teisele. Lähen õhtul koju, vaatan, naine tuleb ukse peale vastu, ainult hommikumandes jube kaval nägu peas. Jagasin kohe paugu lahti, tormasin taha, tupaden kapi lahti ja ongi vend vahib vastu reis. Teine ütleb, see pole sittagi. Ma lähen koju, naine tuleb vastu kaval nägu peas. Aimasin ohtu, lähen kööki, teen küll kapi, raisad olidki mulle ära joonud. Vahetult peale pulmi naine tunnistab mehele, et kallis. Ma pean sulle südamel ära rääkima, et tegelikult ma oskan teha ainult 2 toitu. Manna putru ja pirnikompotti. Mees küsib, kumb see on? Kuskil mingisugune laevaõnnetus või mingid jutud, eks ju. Satuvad üksikule saarele 2 meest ja naine. Elavad seal mingisugune hulgim aastaid ja siis ütleb naine, nii poisid, aitab roppusest ja suleb ära. Lähevad veel mõned aastad mööda, siis ütleb üks meestest, no nii, kuulge, aitab sellest roppusest, matab naise maha. Siis lähevad veel mõned aastad mööda ja teine mees ütleb, kuule jumala eest aitab sellest roppusest ja kaevab naise üles. Sünnib maailma pisike juudi poiss. Täpselt sünnituse hetkel ronib välja sealt, kus me kõik oleme roninud, pistab ainult pea välja, need kael jääb veel sisse, vaatab ümber ja ütleb, päris hea krae, palju maksab? Chapai saadab siis Petka sinna Jaapanisse karateed õppima ja Petka tuleb tagasi ja must öö peal ja hirmus vend. No võtavad seal viina, joovad siia sinna ja Chapais hakkab pärima, et no, mida õppisid? No, mis seal ikka tead? No, näita midagi ette. No, Petka ütleb Chapaile, et pööra selg. No, Chapai pöörab selja ja
Petka võtab raudkangi kätte, lajatab Tšapaile täiesti just neeru, siis Tšapai, lolliks on läinud Petka või? No vot, täpselt nii löövadki, aga ainult käega. Ühesõnaga mees ja naine veedavad mesinädalaid kuskil seal in the middle of nowhere next to nothing ja istuvad restoranis, eks ju, hästi ilusa kena ja mees siis vaatab naisele silma, ütleb, et kas pole kaunis mõelda, et sina ja mina oleme nüüd üks. Naine, ei noh, tore küll, aga sa tellisid ikka 2 plaadi, on ju. Kaks õudselt ülikondades ilusat härrasmeest kõnnivad mööda tänavat ja korraga kraks. Õudne lärrakas lendab ühele õla peale. See hakkab karjuma, paberid, andke paberid! Teine imestab, milleks sulle paberid, perse lendas ju ära. See on, kole lugu on selline, et mees läks komandeeringusse ja pidi 3 kuuks ära minema, läheb koha peale, vaatab tööd teha, ei saa, materjale pole, lepinguid pole, saatis koju telegrammi, et kallis naine, et tulen 3 päeva pärast, kuna töö jääb ära. Tuli siis koju vaikselt, teeb oma võtmekukse lahti, lillekimp käes ja korraga näeb, mis ta näeb, esikus võõrad riided, meesterahva riided, sellised suured tossud seal kõrval ja siis läheb, vaatab, piilub toa uksest sisse, võõras mees on tema naisega. Ja siis hakkas mõtlema, ai, mis nüüd juhtus? Minu naine on lits. Ma ei teadnudki seda, minu naine on lits. Käib niimoodi, korrutab mööda koridori ringi ja siis lõpuks tuli mõttele, äkki ei olegi lits, äkki ei saanud telegrammi kätte. Üks soomlane kaob teise kohtusse, ütleb, et kuule, kohtunik küsis, mille suba on, see ütleb, et Pekko ütles mulle, et ma olen puupea. Juku ütleb, ma pole ütlese puupea, ma ütlesin, ma olen müts pähe, rähn tuleb. Juku tuleb hommikul kooli, ajalootund. Õpetaja võtab Juku ette, ütleb, et noh, eelmise tunni teema Juku, et räägi meile rahadest. Juku räägib, et no metallrahad on ja paberrahad on ja puurahad on. Õpetaja nagu hakkab nagu raalima, et kuidas nüüd nagu puurahad, et mis jutt see nüüd siis Juku, kust selline info? Juku ütleb, et ega mina ka täpselt ei tea, need hommikul oli, just täna hommikul oli, naabritädi tuli meile ja ütles emale, et tead, kus eile öösel vedas 2 kepi eest sain kasuka. Üks sõber on teisalt, tead sa, mu naine võib tundide kaupa kõnelda ühel ja samal teemal. Teine ütleb, mis siis, minu me vaja selle jaoks mingit teemat. Tead sa, mul on väga tagasihoidlik naine, ta ei palu mult kunagi ühtegi asja. Ma tean, minu oma ka ainult käsutab. Maa-aluses, no raketi kontrollbaasis ühesõnaga täpselt samamoodi mingisugune situatsioon selline, et hakkab valve läbi saama, võetakse see aruanne sealt välja. Oot, mis tähendab, kell 19.34 on olnud mingisugune vajutus. Kes vajutas? Mis tähendab vajutas? No kes vajutas? Mängiste kaarte, jah, mängisime, trumpi lõite, no kes vajutas? No ei tea, no sitta see Belgia, aga kes vajutas? Kord peab olema. Tüdruk tuleb koju, ütleb isale, et ta on rase. Vanamees, jumala tõre, kurat, mis tähendab rase? Ütlesin sulle, et kui tuleb alati öelda ei, kui mingi siuke pakkumine tehakse. No aga ma teengi niimoodi. Tüüp küsis mu käest, et ega sul midagi selle vastu üle, ma ütlesin ei. Niimoodi, naine peseb köögis nõusid ja laulab oma ette. Läheb mingi aeg mööda, korraga mees tuleb köögi uksest sisse. No kurat, sa ei võinud varem öelda, et see sina oled, ma 20 minti õlitan juba aia väravat. Noor naine kurdab nagu läheb koju ja tahab emale muret rääkida, aga ema on turul kuskil, räägib siis isale, et kuule, mul on hirmus jama, et vaata, mul laps elab seal sellest, väike pisik imik, eks tema voodi on seal teises toas ja ma kogu aeg kardan, et äkki ma ei kuule, kui ta voodist maha kukub või midagi. Isa, no võta vaip ära.